täna on turul vedajad rohkem kui veomahtu ja veotellijad tegelikult tunnetavad väga hästi ära. Ja eks nendel omakorda on hinnasurve ja nad suruvad selle hinnani alla ja kui sa oled auto pluss mees, sul pole valida, sa teed iga hinna eest selle ära ja sa oledki sunnitud riiki petma. Ma mõtleks seda, mitte riiki petma, aga riigilt varastama. Siin on veel üks jube kihvt mõte, mille ma ühe korra siin korjasin ülesse. Kui kaubateljal oleks võimalus osta odavat kaupa, mis on varastatud, tõenäoliselt ei ostaks seda, aga osta veotellist teenust, mis on riigilt varastatud, seda on nõus ostma. Aga mul on üks hea lahendus ka. Ma arvan, selle lahendusega ma sõpru juurde ei saa, aga ega ei pea olemagi nii sularahad sa kõigile meelde. Kuni aastani 2009 oli Eestis võimalik maksta päevarahasi. Päevarahasi maksavad meie naabrid Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Saksamaa. Tegelikult sellega me tabaks mitut märki. Me nagunii 10 aastat ei ole busserdate käest raha kätte saanud.